läheme edasi ja tänane programm hakkab meil sellise üldise meelelahutusprogrammiga nüüd edasi minema ja esimesed esinejad on meil Pilistverest pärit ja näitering Põrpijad. Nad esitavad täna meile 5 sketši, üks nendest on kohe lavale tulemas ja juhendajaks on seal Eda Piilmann. No näed, vanamees. Naabri Eedi läheb laadale homme, olla pollale sirkuse trikid selgeks õpetanud. Ja nüüd kohe rahvale raha eest telliti esinema. Mis sa räägid? Aga mis sina vana toss ei oska kohe kuidagi seda raha teha. Ise sa ei luba mul koera võtta, kas ma lähen kassiga sinna või? Võta õige jah, vaata, saaks vähemalt selle Erni etenduse ära rikkuda ja vaat täpselt nii. Ega ma nüüd siis seda ei mõelnud. Mida siis? No aga on ju teisi võimalusi ka, kui ta raha teha. Jah, tead, mul üks tuli kohe praegu pähe. Ma hakkan sealt kübarast neid jäneseid välja tõmbama, jah. Ei, seda küll mitte. Sina nende jänestega hakkama ei saa, pärast paned plehkumi rahast ilma ja jänestest kah veel ilma. No jah, hea küll. No ja ega see triki tegemine siis niisama lihtne ole. Sinna on ikka vaja spetsiaalseid asju ja niisugust kübarat, et kui jänesed sisse paned, siis pealtvaatajad ei näe ja sul pole ju kübaratki. Ja mis sa mõtlesid oma läki või selle koitan Soniga minna või? Kuule, hea küll, kui need jänesid sinu jaoks väga krapsakad kipuvad olema, eks ma võtan siis midagi nagu aeglasemat. Kuule, kas sa mäletad meil seal Pööningu laka peal see vana pesumasina suur kast, et kas on alles? No ikka alles. Kuule, ma toon selle alla, panen sinu sinna sisse ja saen pooleks. Ei, no tule taevas appi, sina oma nürisaega. No see peab ikka meistersaagi olema ja niuke saag, et kui lõikad läbi ja siis lähevad kohe osad omavahel kokku veel tagasi ja aga sinu saag, sel on ju vaata ise miskesed nürid, hambad ja roostes ja kui sina puidki saed, siis iga alu vahelt läheb 3 sentimeetrit kaotsi. Võt, kus mul nüüd must kunst välja. Nii et sapp ja kõik pritsib sinu saagimisega. Kuule, see pisikene sapitirts, mis sinu saagimisega kaotsi läheb, seda ei pane küll keegi tähele. Kuule, sul on mürki täis nagu mingi Tihlofossi purk otsast lõpp. No ega sinuga ju teistmoodi ei saa. Kuule, mis sa ise parem oled, kui sa nii kangeit oled, mine ise sinna esinema. Ise käis terve talv otsa, kui rahvamajas seda naba õõrutamas kalli raha eest. Mine nüüd esine, tead. Kas ma sul mõni lõbunaine olen või? Ja pealegi, see oli muideks idamaiste kunstide allkursus. Aga mis sina aga sellest jaga? Ei, muidugi, ja no see on sul tuline õigus. Lõbunaine sa ei ole, jah. Mul juba 100 meetri pealt läheb igasugune lõbu üle, kui ma teda vintsus nägu näen. No jah, küll ma ka ikka lustiks ja laulu lööks, kui sa pooledki kodutöödest enda kanda võtaks. Otsi, kes su peenra ära väetab või kes su kasvumajale kile peale paneb või kartulivaod sisse ajab. Aga tema muku vahib aga pilvi ja unistab, et kui oleks nii ja kui oleks naa ja vot siis ikka oleks hea ja mõnus olla. Kuule, kellel meil seda üüratud kartulivaad vaja on? Meie 2 vaja inimest on ju. Kuna me nüüd jõuame ära süüa, tule sa mulle rääkima ja lähen turule, müün maha, saan kõik raha tagasi. Ei saa, ma ütlen sulle, ei saa veel. Tunamullused, portnad ja põrgandid on kõik seal riiuli peal. Tead, ma ei tea, mine laadale, müü maha. Saab raha äkki, tead. Ja ütle, et seda rammu vaja. Tead, ma jõuan kassiga 2 peale ka selle põllu sul rammu saaks ära teha. Viid jalt keldrist need porgandid ja pirukad minema saab ruumi järgmise aasta saagiks vähemalt olema. Ei, no jah, kuule see, et üle jääb, jookse minema, jah. See pole mingi häbi asi. Aga vaat, kui puudu jääb, see on jama majas. No ja mis tal sellest? Tema ju tahaks, et kapi uksed saab 3 kokku panna ja trepi seina sisse tõmmata. Vot siis oleks elu, õnn ja lust ja halleluuja. Järgmisena esinevad meile Paidelenna eakate
Päevakeskuse lauluansambel Leelo. Nad esitavad meile 2 laulu. Nii kaob meil aeg ja valgus kodukatus. Koduaknas, valgus koduaknas, kodukatus mulle alati on meeldinud. Ja juhendaja Sirje Unga. Palun. Ja 7
aitäh ja järgmisena esineb meile solist Paidest Konstantin Belov ning tema esitab meile 2 pala. Nii algas see kõik ja kitarr, juhendaja Sirje Unga. Ühine jalutusvett koos vedetud, et nii algas see kõik. Õhtud, mis tantsude hoos sai vedetud koos, nii algas see kõik. Silmades sõnatu keel, seal ärevust meil, nii algas see kõik. Algas nii nagu ikka, et ise ei tea, aga äkki on armastus seal. Heledam kui päev päikest täis, võluvam kui puhkenud roos mulle näib. Hinge õrnus poeg, kui su silmist loeb, et mu kõrval elus sa alati käib. Ärevaks mu meel siis vaid jääb, kui sind mõnel päeval ei kohta, ei näe. Omaette mõelda neil hetkil vaid või, kuidas ükskord algas kõik. Vale vaislemetest kuu ja helendav kuu, nii algas see kõik. Väraval hüvasti jäi, kui käes hoidsin kätt, nii algas see kõik. Naeratus lihtne ja hea, mille vastama peab, nii algas see kõik. Algas nii nagu ikka, et ise ei tea, aga äkki on armastus seal. Heledam kui päev päikest täis, võluvam kui puhkenud roos mulle näib. Hinge õrnus poeg, kui su silmist loeb, et mu kõrval elus sa alati käib. Ärevaks mu meele siis vaid jääb, kui sind mõnel päeval ei kohta, ei näe. Omaette mõelda neil hetkil vaid või, kuidas ükskord algas kõik. Laia mantlina hõlma roomad tähtede valgus. Viibin hüljatult siin, südant täitmas on piin, kus mu lemmik on nüüd. Aias lehtede varjul teda enam ei näe. Oo kitarr minu armas, ainult sa mulle jääd. Õrnalt helistan kitarri, lasen südamel manuta, ei mul paika kuhu ruuta, jäänud mulle vaid kitarr. Südant aina mure piina, kus jääd mõned narina, kuhu jäi suur narina, kus küll viibib sa mu arm.
ilma muret kaasa võtta, süda vaiksemalt lööb. Juba öö kõike varja, taevas tähte vaid näeb. Oo kitarr, minu armas, ainult sa mulle jääb. Õrnalt helistan kitarri, lasen südamel manuta. Ei mul paika kuhu ruuta, jäänud mulle vaid kitarr. Südant aina murepiina, kas ei näe sind enam iial, sinu armas Kornariina, kuskil viibid sa mu arm. Lavale Paide vallas Sargvele vanaemate lauluansambel Meelespea. Nad esitavad meile 2 lugu, Aus kalamees ja Laane lill, juhendaja Eve Martjak. Ja
ja nüüd on tulnud meid kostitama Paide linnast, Slaavi Kultuuriühingust ansambel Slavjanuška. Nad esitavad meile 2 pala. Esimene on Akna kohal toomingas kahiseb ja teine on Lodjapuu. Juhendaja Sirje Unga. Девичья с каждым днем сильней.
meile Koeru pensionäride seltsist lauluansambel Kanarpikk. Poporii vanadest koolilauludest. Juhendaja Anne Pindre. tere, mina olen Raul. Ja mina olen Paul. Me töötame koos. Käsi käes. Paul peseb oma riideid tavalise pesupulbriga. Aga Raul peseb supervusvas 3-ga. Aga ega me ju sellest rääkida ei tahtnud. Ei tahtnud sellest rääkida. Paul peseb oma hambaid 3 ühes hambapastaga, sellepärast et tal on 3 hamba asemel ainult 1 hammas.
aga Raul peseb oma hambaid 5 korda päevas, kuna ta on armunud oma hambaarsti. kuid ega me ju sellest ka rääkida ei tahtnud. Ei tahtnud sellest ka rääkida. Paulil on kõhugaasid, ta kasutab espumisaani. Aga Raulil jälle kraan tilgub. Prostamoluuno avitab siin. kuid ega me ju sellest ka rääkida ei tahtnud. Ei tahtnud sellest ka rääkida. Ja kuna espumisaan Pauli ei aita, siis mina kasutan õhuvärskendajat. Ja kui prostamoluuno ei aita, ostan mina Raulile pampersid. Käsi peseb kätt. Seebiga, mis tapab 5 korda rohkem baktereid. Aga ega me ju sellest ka rääkida ei tahtnud. Ei tahtnud sellest ka rääkida. Aga millest me siis rääkima pidime? Tõesti, millest? Minu teada on siin Eesti Vabariigis ikka asi mäda. Ei tohi sülitada kaevu, kust ise jood. Õige jah, kuule hakkame minema. Kuule, lähme jah, naine ootab. Minu naisel on tavalised patareid. Aga minu naine kestab 3 korda kauem. aplaus